Tere jälle aktuaalse põllupildiga. Meil külm käib, kiired ajad. Mul on pasvist puhkus. Aga põllumajanduses töö ei oota. Talirapsi külv täies hoos. Seemneportfell meil sellel aastal jaotatud 3. On nuutrikindlam sort, mida siis paneme Viljandimaal. On Invigor sort. Ja lisaks veel üks hübriidsort. Külviga läheb Jaara Miila 9-12-25, 300 kilo hektarile. Mõndadel põldudel oleme ka Agriconi tehnoloogiat kasutanud, seal oli natuke teine skeem. Meil tuleb seemnevahetus. Külvame selle seemnega külviku täiesti tühjaks, siis uue seemnega saaks puhtalt lehelt alustada. Aga Kristjan, kuidas sinu puhkus läheb? Jah, see on siin päris hea aktiivne puhkus, et natukene teistsugune töö kui võib-olla pasvitöö igapäevaselt. Aga peab pingutama. Tänane hommik algas kell 5. Taliraps vaja maha saada, kuupäev pressib peale. 15. august ikka selline hea külviaja nii-öelda tähtaeg on. Ja polegi muud, kui hommikuti tuleb siis varakult külvata ja siin tunni-paari pärast juba tuleb istuda kombainirooli ja minna jälle saaki koristama, et kõik asjad tehtud saaks. Päris siuke kuiv ja tolmune. Alo, kuidas herbitsiididega on? Kas putisane on mõistlik kasutada või? Selle põlluga korras. Hea töö. Nüüd, kui rapsi külv on tehtud, ega tuleb kohe ka mullaherbitsiidide kasutamine. Meie plaan on siin ritsida hommikul 4 kuni hommikul 8, siis on tugevad kasted, siis on niiskust ja seeläbi mullaherbitsiidide mõju peaks olema küllaltki efektiivne. Väga sooja päikse käes ja sellise tuulise ilmaga muld kuivab niivõrd kiiresti, et päiksega mitte putisaane pritsida. Siis on efekt palju väiksem. Ajame taga niiskust, mullapind on sile ja loodame siit saada väga hea umbrohu tõrje efekti. Nädal tagasi külvatud raps on siin juba tärganud. Minul putis on siin veel tegemata, aga plaanin siia ikkagi tulla, sellepärast et putisane saab väga edukalt kasutada ka pärast tärkamist. Ning olen seda ka aastaid praktiseerinud, et selline idulehtede faasis putiseni kasutamine vägagi õigustatud ja efekt on olnud väga hea. Aga suurem probleem, mida ma siin põllus jälgimas käin, on kindlasti nälkjate oht. Tegemist on rohumaajärgse põlluga ning seetõttu arvan, et risk on kõrgendatud. Eelkõige arvan seda sellepärast, et põlluservades kõndides siis meeletult on tigusid ja nälkeid on seal näha. Üks korralik vihm ning siis nad saavad siia põllu peale roomata ja hakata rapsi kahjustama. Minu plaan ongi siin kasutada pärast sellist esimest kerget vihma Ironmax Prod, laotada see väetise külvikuga siia laiali, selline 5 kilo hektarile, et kaitsta siis põldu nälkjate rünnakute eest. Miks just Ironmax Pro? Sest tegemist on raudfosfaadil põhineva toimeainega, mis ei kahjusta siis vihmausse. Et hoian ikkagi silma peal sellele, et mulla elustik oleks võimalikult heas korras. Tuleb vaadata üle, kuidas ka suviviljad valmivad. Et meil siinpool koristus on päris hästi edenenud. Julgeks öelda, et selline 55-60% on praktiliselt koristatud. Jäänud ongi suviviljad, taliviljad on ühel pool. Ning hetkel vaatasingi siin kaera, et ka täiesti juba valmis. Tehnoradades on natukene rohelist, aga see on väike kogus. Ning tuleb ka siin hakata koristama. Aloga olen siin ikka suhelnud ja sealpool käib hoogne taliviljade koristus hetkel, aga Margus, tavaliselt see Saaremaa on selline huvitav koht olnud, kus on ka kliima eespool olnud ja mis seal Rapla, Harju ja üldse Lääne-Eesti pool nagu toimumas on? Jaa,
Ma tulin täna ise Järvamaale uurima, kuidas siin on põllumeestel talirapsikülvid läinud ja nendele andma soovitusi ka herbitsiidide kasutamise osas. Ja ühtlasi vaatasin, et siin käib ka kibekiire talitriticale koristus. Helistasin põllumehele, et uurida, kuidas saagikus ka on. Kommentaar oli, et peentera on natuke liiga palju, aga samas eks see juunikuine põud ja kõrge temperatuur seda ka põhjustasid. Samas tema kommentaar suviodra kohta oli väga positiivne. Varajased suviodra põllud on andnud kätte isegi 6-7 tonni hektarilt, nii et igati super tulemus. Kartul on sellel aastal väga heas konditsioonis. Vihma on tulnud sagedasti. Eks see paneb haiguste levikule suurema surve, aga oleme saanud selle kontrolli alla. Oleme lehemädanikku regulaarselt pritsinud. Pilt on väga ilus. Vaatame ka, mis mugulad juba all on. See on meil toidukartuli põld. Siin on veel taimedel aega kasvada ja mugulatel suurust koguda. Seemnepõldudel me ajasime juba pealsed maha, et ei kasvaks kartul üle, et oleks täpselt seemne fraktsioonis. Mõistlik on nii, et seemet kasvatada ikkagi seemne eesmärgil ja sealt seemnepõldudest me toidukartulit välja ei võta. Praegu siin Karolos sort. Karolos on selline huvitavate punaste varjunditega. Väga hea toidukartul. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 mugulat all. Peaks olema super. Varsti läheb jälle külviks. Raps saab maha. Ja siis peab jälle edasi hakkama külvama. Septembri algul talioder, talinisu, rukis, triticale. Ning ka minul siin on seemnete ettevalmistus juba käimas. Sorteer on oma töö juba teinud osaliselt ning ka tegemas. Vili on kotis. Jäänud on veel üks operatsioon. Puhtimine. Et minu hinnangul on see ikkagi kõige lihtsam, odavam viis kaitsta taimi siis erinevate haigustekitajate eest. Paraku see on ka ainus teatud haiguste vastu nagu juuremädanikud ja mulla kaudu levivad fusarioosid ning lumiseen, mis talivilli ohustab. Kasutan maksimaalselt lubatud kulunormi Kito Plussi puhul 1,5 liitrit tonnile, sest selle koha pealt ma arvan ei saa väga kokku hoida ning et vältida hilisemaid probleeme, siis pigem kõrgem kulunorm tagab parema haiguskindluse. Kuivavilja koorem peale ja Muuga sadama poole minek. Mis siin muud? Tuleb tööle kuuma anda. Aga nagu üks põllumees mulle soovitas, et torma aeglaselt. Küll kõik tööd tehtud saavad. Lust on viia kuiva vilja ära. Et näha reaalset tulemust, mis aastaga on tehtud. Käime veel üle kaalu ja siis kohtume mõne põllumehega Muuga sadamas. Need, kellega seal ei treffa, siis näeme järgmise saak kaas. Püsige lainel.